Ma arvan sellepärast, et kui me räägime maiusest, siis maiust on kõige tähtsam just nimelt valida. Sellepärast, et kui me võtame maiusena lihtsalt kõrge suhkrusisaldusega toote, siis paraku me saame sealt ainult suhkrut ja see ei toimi kõige paremini, veresuhkru tõstmine, insuliini toime ja nii edasi. Aga kui me võtame tumeda šokolaadi, siis esmalt on suhkrutase pisut madalam ja teiseks on see kõige suurem asi, mis tumeda šokolaadiga kaasneb, on kakaomassis sisalduvate bioloogiliselt aktiivsete toimeainete sisaldus. Vast kõige rohkem uuringuid on tehtud just nimelt südame-veresoonkonna haiguste riskifaktori alandavate tegurite otsimisega, on tegeldud nende toime uurimisega. Samuti on saksa teadlased tegelenud näiteks UV ultraviolettkiirguse kahjustava toime nagu protektsiooniga, kuidas me saame kaitsta nahka selle toime eest ja tuleb välja, et tume šokolaad isegi siin aitab meid rohkemgi veel. Tume šokolaad aitab ka naha veesiduvust pisut parandada. Kui me räägime tumedat šokolaadi, võib-olla kõigile ei maitse tume šokolaad sellisena, nagu ta on ja meie tootjad on tumedasse šokolaadi lisandanud erinevaid maitseid, seda siis puuviljatükikeste näol. Ja siin on jällegi tegelikult edu tarbijal, sellepärast et fütosteroolide lisandamine tumedale šokolaadile annab veelgi tugeva kolesterooli alandava toime. Kui me võtame tumedat šokolaadi, siis me saame tumeda šokolaadiga umbes selle koguse kätte, just nimelt selle soovitatava päevase kogusega, see on siis kõige rohkem 4–6 tahvlitükikest. Nad on väga hästi portsjoniteks jaotatud ju kõik šokolaaditahvlid. Kui me aga tahame veinist sama efekti saada, ja seda siis eelkõige just nimelt antioksüdantide poolest, siis veini me peame selle jaoks tarbima üle 100 milliliitri. Nii et pealegi veini me ei saa tarbida alati, aga tumedat šokolaadi saame alati tarbida ja kotis võib alati olla tume šokolaad, eriti ju kui vaadata tänaval näiteks käiakse, kõigil on laptopid ja laptopil on kott ja laptopi kotis võiks olla tume šokolaad.